Eesti Esu. Tere, head Eesti Esu vaatajad ja kuulajad. Täna on meiega Põhja prefektuuri kriminaalosakonna isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares. Tere. Hisko, mis on isikuvastased kuriteod? Isikuvastased kuriteod, et tegelikult võiks mõelda, et need on kõik eluvastased, ehk siis tapmised, peksmised, aga tegelikult meie see ampluaa on palju laiem, et ka varavastased kuriteod nagu röövimised, avalikud vargused, ka raviviga, ehk siis kui arstid teevad ravimise käigus tahtlikult või siis mingil muul põhjusel vea ja inimene saab raskelt kannatada või ka halvemal juhul sureb ära, siis see ka on minu talituse nagu uurida. Samuti rasked tööõnnetused, et kui siis kukuks meile midagi pähe, siis hakkaks vaatama, et kas ja sinule just et kuna sina teed tööd, et kas siis tööandja on süüdi selles mingil viisil ja kui on, siis see on, ja sa saad raskelt vigastada või surma, siis on ka meie uurida. Ja tegelikult on meie uurida ka sellised ka plahvatused, relvad, ehk siis ebaseaduslikud relvad, ka on meie talituse uurida sellised asjad nagu ametnike vastased ründed ja ka tegelikult prokuröride ja kohtunike vastased ründed, ehk siis ka nende ähvardamine. Ehk siis kokku ma tegelikult lugesin kokku on 60 paragrahvi, mis siis otseselt on meil nii-öelda menetluspädevuses, mis ongi nagu meie menetleda. Mõned paragrahvid on meil teiste asutustega ka, mõned asjad, näiteks plahvatused on meil kapoga 2 peale, et meie osa on siis nii-öelda see esimene lõige, nagu me ise kutsume, teine lõige, ehk siis raskem pool on neil. Et tegelikult see ampluaa on hästi lai ja lisaks siis muud paragrahvid, mis tulevad läbi teiste meie enda menetluste. No kui palju inimesi kogu selle kompoti kallal töötab, et kui palju teil on tööl? Mul on pisut üle 30 inimese koos minuga. Ja nad on siis kriminaaluurijad põhiliselt, on ju? Ja, meil omakorda jaguneb see veel nii-öelda seltskond 3, ehk siis on olemas mõrvagrupp, siis on raskete tänavakuritegude grupp ja siis on veel uurijad, kes siis nii-öelda sisuliselt tegelevad selle paberimajandusega ja panevad toimikud ilusasti korralikult prokuratuuri jaoks kokku. Ja siis tegelikult on ka üks väga, väga oluline lüli on veel analüütik, kes siis aitab meid nendest igapäevajuhtumitest ja infodest, mis meile peale tulevad, leida need õiged juhtumid ja et me märkaksime ja suudaksime reageerida nendele olulistele sündmustele juba ennem, kui need avaldused võib-olla meie lauale jõuavad, ehk siis ennetada nii mõndagi kuritegu. 90-ndatel räägiti, et mingiks perioodiks oli Eesti maailma top 1 mõrvade osas siis protsentuaalselt, on ju. Et mis seis meil täna on? Kui palju aastas näiteks tapetakse inimesi? Täna meil on ikkagi võrreldes selle 90-ndatega väga-väga hea seis, et täna ei ole enam meil selliseid, ütleme siis niisugused kättemaksu tapmisi, ehk siis kus grupeeringud omavahel võitlevad ja siis vastasvõistkonda nii-öelda oma või teise ilma saadavad. Et täna Põhja prefektuuris tänase seisuga 2025 aasta on meil 7 tapmist olnud. Aga kui võtta nüüd, mis need tapmised sisult on, siis sisult ikkagi niisugust otsest kättemaksu või seal arvete õiendamist ei ole, et väga palju tuleb meil ikkagi pilti see vaimne tervis. Minu mäletamist mööda see aasta juba äkki on 3 tapmist meil olnud hooldekodudes, kus siis dementsed inimesed on olnud ohtlikud nii-öelda teiste hooldusaluste
suhtes ja on nad ära tapnud. Ja tegelikult ka siin väljas tänaval, või mitte tänaval, aga ütleme siis kodudes on olnud ikkagi need vaimne tervis, et kus siis, ma ei tea, pojale, täiskasvanud pojale ema ei anna piisavalt internetti ja poeg ägestub ja läheb emale kallale ja tapab ta ära. Sellega mul tuleb meelde üks kurikuulus video Eestist. Isa soovitusel lõin haamriga pähe, kus siis intervjueeriti isikut, kes oli ka vaimselt oli läinud. On ju. Aga ma ei tea, et sellist asja siis enam ei toimu, et kuidagi ette kavatsetud kellegi mõrv mingil, nagu me CSI-st näeme, et sihukest asja pigem ei ole. Pigem sellist ei ole juba ja sihukest mõrva ei ole aastaid, et pigem ikkagi me saame öelda, et me küll räägime et alaealiste grupid möllavad ja hästi palju seda vägivallast viimasel ajal, aga tegelikkuses ei ole tänavatel hullu midagi. Kui sa ise ka veel natukene hoiad silmad lahti ja täna on meil hästi teemaks see Tammsaare park, eks ju, või need pargid ja kus need noored on, et ja paljud inimesed on mulle ka öelnud, et nad ei taha sealt läbi käia eriti õhtusel ajal, aga ära siis mine läbi, et ma saan aru küll, et mis mõttes, et ma ei või minna sinna, kus ma tahan, aga see on see võimalus sealt ringi minna ja ma võin siis garanteerida, et kindlasti midagi ei juhtu. Ka ei joosta kotti ära, ka ei tulda selja tagant, ei lööda vastu pead ja ei röövita seda kotti ära, et see on nagu nii väikseks see võimalus täna läinud, et Eestis on selles mõttes on üliturvaline. Aga võib-olla seda turvatunnet võtabki ära see sotsiaalmeedia natukene. Selles mõttes, et see vägivald tuleb sotsiaalmeediasse ja me kõik tarbime seda sotsiaalmeediat ja me näeme neid, võtame see samane Raasiku, eks ju, see räigus tuleb sealt meile, see Pärnu, et kõik need filmitakse üles ja see hakkab seal ringlema ja see tekitab sihukest kõhedustunnet. Ja ega need videod ka Tammsaare pargist, kus need lapsed seal ringi jooksevad ja tihti ka purjus on ja lärmavad, et eks see tekitabki siukse kuvandi, nagu justkui kõik oleks korrast ära, aga tegelikult ei ole, see on mingi siukene marginaalne osa ühiskonnast, ka nendest lastest tegelikult marginaalne osa, sest et enamus lapsed on täitsa okeid. Ja nad ise ka taunivad seda ja ei taha selles seltskonnas mingil juhul viibida. See on üleüldine selline trend tänapäeval, et kuna kõik on hästi avalik, siis tihtipeale tekib mulje, et mingisugune vähemusgrupp on justkui palju suurem, kui tegelikult on. Et kunagi mul oli hästi hea näide selle kohta, et mul oli veel sõbral noor pruut ja siis me küsisime, see on lihtsalt näitlikustamiseks, et me küsisime, et mis sa arvad, kui palju on homoseksuaale nagu ühiskonnast meestest on ju. Ja siis ta ütles, ma ei tea, mingi 20% või midagi sellist on ju. Et see näitas jube hästi ja siis me guugeldasime, see tegelikult oli alla protsendi oli tegelikult see arv siis on ju. Aga see nagu näitab hästi, et ongi, kui sul on mingi teema on, ma ei tea, levib sotsiaalmeedias või kogub hästi palju vaatamisi, like kõik neid sotsiaalmeedia asju on ju, et siis sul jääb mulje, et kõik ongi niimoodi tegelikult. Ja eks ka avalik meedia või nii-öelda see päris meedia, et kui kuskil miskit juhtub, siis on ju see kohe uudistes ja sellest hästi palju räägitakse ja niimoodi ta tuleb meie teadusesse. Et eks ta on siukene, et miskit kuskil juhtub, kohe tahetakse intervjuud saada, eks ma siis pean selle intervjuu ära andma. Aga samas ma viimasel ajal on hästi palju hakanud mõtlema nende kannatanute peale, eriti nende räigemate kuritegude osas, et need kannatanud, ehk siis antud juhul siis need lähedased, kes siis on ellu jäänud, et mida nemad tunnevad tegelikult, eks ju, terve ühiskond lahkab seda teemat, aga nemad on seal vahel, et päris keeruline tegelikult. Ühtepidi tegelikult ju peab rääkima, kui me ei räägi, mõnes mõttes me oleme natukene, kui jälle võtame need noored korraks, eks ju, et kui me nendest ei räägi, siis ei juhtu ka midagi ja igapäevaselt järjest see nii-öelda normaliseerub, et see ongi okei, kui käivad mingid gängid ringi ja vahepeal annavad, nad annavad ju oma vahel üksteisele lõuksi, aga me ei saa seda tolereerida. Et me ise näiteks talituses olemegi võtnud suuna sinna, et vahet ei ole, kas on kurjategijate omavaheline arvete klaarimine või mitte. Me peame
sekkuma. Tõendame ära, väga hea, üks läheb vangi, teine ei lähe vangi, on ju. Aga kuigi reeglina nad kannatada ka ei taha, on ju, aga vägisi me teeme selle menetluse nii-öelda ära, et anda selge sõnum, et tänavatel avalikus ruumis kakelda ei tohi. Ehk piltlikult öeldes, eks ju, arved klaarida ei tohi, et ega me lõpmatuseni ei saa, kui te metsa lähete ja seal arved klaarite. Jah, aga kui me teada saame, me tuleme ja me teeme ikkagi selle ära, et üks on kannatanu ja teine on kahtlustatav, seal ei ole nagu varianti. See sõnum peab olema. Kui me seal hakkame libistama, nii-öelda, vahet ei ole, las pätid oma vahel klaarivad andmeid, no siis arveid, et siis lõpuks on see tänavatel ja see normaliseerub ja siis me oleme täitsa hädas. Ma olen ise ka elus olnud mingisugustes tänava olukordades ja tõesti kunagi päriselt hirmu ma olen tundnud, kui ma puutusin kokku tatikatega või teismeliste kambaga, et siis ma tõesti kuidagi tajusin seda, et kui see olukord nüüd eskaleerub, siis see võib lõppeda minu jaoks väga halvasti, et esiteks neid oli rohkem ja teiseks ma tajusingi seda, et kuidagi see jõhkrus nagu kamba mentaliteedis võib minnagi nii üle piiri, et ongi, kas keegi saab surma või midagi ja siuke vastutustunne või mingi arusaam, et kui tõsine see olukord võib olla, oli justkui kadunud, et ma ei tea, mingi täiskasvanud mehega mingi probleem on tekkinud, siis kuidagi ma ei tea, veits ennast turvalisemalt, et okei, ma ei tea, üks saab molli, teine saab molli ja nii edasi, aga see olukord kuidagi ei lähe nii hulluks, et mis see, nagu sa rääkisid Tammsaare pargist, et see on täiesti arusaadav, et nad on ju teismelised, nad seal lärmavad, võib-olla vandaalitsevad, joovad viina, kuigi nad ei tohiks ja nii edasi, et see on minu jaoks nagu arusaadav, see on teismelise osa, on ju, et on mingi seltskond selliseid inimesi, kes tahab nagu veits hullu panna nii-öelda teismelisena, on ju. Aga mis viib siis noore nagu sinnamaale, et nad selliseid jõhkraid tapmisi korda saadavad? Eks seal nende tapmisi ja ka peksmisi on ju, et eks seal tuleb jälle nendes noorte tausta vaadata, et me oleme tegelikult neid taustasid vaadanud ja tegelikult ta on ikkagi väga niisugune üks sirge tee, ehk siis kui sa lähed sealt tema lapsepõlve, siis sealt hakkab juba pihta pere mingi traagika, on seal siis ema-isa lahus või kaklevad, joovad, ühesõnaga seal on nagu keeruline situatsioon peres. See väike laps on seda kõike pealt näinud, on ju, ta näebki, et niimoodi saab ka, et mitte ema-isa ei vaidle asju sirgeks, vaid nad kaklevad sirgeks, aga see ongi õige, ta läheb tänavale, on ju, ja ta teeb seal oma esimesed katsumused ära, kui kodust ka korraliku tagasid ei tule, vaid isa annab veel patsutab õlale, et õige peadki niimoodi tegema, või vastupidi saab kodus kõrvakiilu ainult selle eest, talle ei selgitata seda olukorda lahti, et mida ta valesti tegi, niimoodi see eskaleerub, on ju, ja lõpuks need lapsed siis on seal tänaval, kodust nad tähelepanu ei saa. Mõnikord saavad ainult, kui midagi halba teevad, on ju, see on ka tegelikult üks osa, kus ka nad teevadki midagi meelega valesti selleks, et kodus tähelepanu saada, saavad tutaka kirja, see ei olnud päris see, mida nad ootasid, aga abiks seegi. Aga lõpuks nad tulevad tänavale, seal on nendel omasugused koos, ja siis on vaja ju ennast näidata, ennast kehtestada, siis luuakse kambad enda ümber, aga selleks, et olla keegi, sa pead kuidagi tõestama kambale. Üks asi on seal kambas kellegile pasunas, see on ta kohe, aga see ei ole nagu hea, et siis sa kaotad võib-olla väga palju nii-öelda sõpru ka, et vaadatakse, et hull tüüp. Aga reeglines leitakse mingisugune nõrgem tegelane ja tema peal ja siis vägivallatsetakse ja filmitakse see üles ja siis saadetakse see suurele ringile. Ja tihti meil on olnud isegi, see on tegelikult juba, ütleme, nutitelefonide ajastu alguses oli siukene kamp Nõmmel, mis hästi huvitav oli see tollel ajal, sellepärast, et nad tegelikult neid kannatunud oli hästi palju. Aga minu teada nad tegid vist 1 või 2 korda vägivallatsesid, aga nad filmisid selle teema ülesse. Ja siis nad näitasid järgmisele tüübile, too raha, ei too, selge, vaata, mis sinuga saab, näidati seda telefoni,
okei. Ja niimoodi see läks ja ma mäletan, me läksime seda grupi Ninameest, kes ise oli kõige lühem, kusjuures tal olid põhimõtteliselt hüüdnimi oligi see põhirusikamees, ta kutsuti Koljatiks, ta oli siukene 190 pikk ja tema ise, minu mäletamist mööda oli seal 160 pluss midagi, pisikene poiss, aga grupijuht. Ja me läksime kohtusse ja kohus vaatab, loeb, ütleb, et aga ma ei saa üldse aru, kus siin kuriteod on. Aga vaat seal oligi see pikk jada oli vaja nagu kõik läbi töötada, et sa saaksid aru, mismoodi see süsteem töötas. Ja tegelikult mõnes mõttes ta töötab täna samamoodi, et hästi palju mõjutatakse nende videotega, vaata, mis ma teinud olen, või siis teised näitavad, et kuule, et kui sa ei taha, et sul pahasti läheb, vaata, siis pigem käitu temaga hästi, ta on kõva mees. Või siis veel kolmas variant on see, et tühistatakse sind ära. No kujuta ette, kui sa oled, eks ju, seltskonnas oled mingis kambas ja üks hetk tekivad seal tülid ja sa seal palud härdalt nuttes nende käest andeks, see võetakse videosse, on ju, võib-olla teed seal veel midagi, eks ju, võib-olla võetakse sind veel alast, ühesõnaga sind nagu äbistav video ja siis öeldakse nii, et kui sa nüüd neid asju tegema ei hakka, siis me saadame sinu tuttavatele selle. Ja see on tühistamine. Kujuta ette teismeline, kelle jaoks on, tema sõbrad on palju tähtsamad isegi kui vanemad, on ju. Ja tal on siuke võimalus koolist põhimõtteliselt 0 teema, on ju. Ja sellist teemat me nägime siis, kui oli see Kanut ja need noored siin 2018 äkki mäletab keegi veel, et see oli see esimene siukene avalikkuse ette tulnud noorte möllamine Tallinna linnas, et siis jah, et siis nagu tuli see kõigile teadusesse, aga meie juba teadsime seda, iga suvine teema oli alati või ütleme niimoodi, et ta on pigem niukene suve teine pool ja kuni siis sügiseni, sügisvaheajani välja. Ehk siis see on siukene nagu soe ja pime aeg. Ja kus tuleb siis, Tallinna mõistes on see, et lapsed, kes on läinud võib-olla vanema-vanaisa juurde, eks ju, suveks, siis augustikuus tõmmatakse nad koju, hakkavad juba valmistuma kooliks ja siis teised on need, kes tulevad ametikoolidesse. Ja siis, kus nad ikka kokku saavad, siis nad hängivad siin kesklinna ja Mustamäe parkides on ju, ja seal nad siis genereerivad geniaalseid mõtteid, ja siis käib alkohol, vanemlik järelevalve on väiksem, koolivaheaeg on ka vaata, ega isegi need, kes elavad linnas, vanemad ei jälgi neid selliselt, on ju, laps käib väljas, las ta siis käib väljas, on ju, natuke võibki kauem käia, aga tegelikult seal toimuvad mingid asjad. No see Raasiku juhtum, need olid alaealised, kõik on ju 3 poissi, et mis sinu hinnangul tegema peaks nendega, et meil on ka siuke levinud arusaam on ühiskonnas, et mis Eesti riigis toimub õigussüsteemiga just, et mingi mõrvarid saavad 4 aastat tingimisi ja siis, ma ei tea, mingid roolijoodikud saavad enam-vähem sama palju, on ju, et kuidagi siuke mulje on jäänud, et tundub, et mingid rasked kuriteod ei ole piisavalt karistatud, aga mis sinu hinnangul nende alaealistega tegema peaks, et ma ei tea, kas nemad peaks panema, kas nende elu peaks nagu täiesti selles mõttes 20 aastaks vangi panema ja põmm? Tead, mida ma tahan öelda, me oleme ju hiljaks jäänud. Me oleme nende poiste ja paljude niisuguste teiste poistega Pärnu poiste, me oleme hiljaks jäänud. Me oleme, nagu ma enne ütlesin, me oleme hästi palju tegemata jätnud ühiskonnana. Me oleme, tavalised kodanikud on jätnud märkamata ja teavitamata. Kindlasti sotsiaalvaldkond on jätnud üht-teist tegemata, sest et ega need poisid suures plaanis ei tulnud ju pilti alles nüüd selle teemaga. Ma isegi ei räägi ainult nende Raasiku, aga need kõik need teemad, mis meil siin praegu meediast läbi on käinud, tegelikult nad on rohkemal või vähemal määral kellegil on nad pildis. Kas nad on olemas koolis pildis, kas nad on kohalikul lastekaitse pildis, kas nad on, ma ei tea, juba noorsoopolitseile, et nad tegelikult on juba varasemalt pildis, aga meil on see probleem, et meil ei ole liiga palju selliseid vahendeid, mida nendega teha, programmid, mis on alaealisel põhiline asi, et kui sa mõtled ennast ka sinna noorusesse, et kui sa teed mingi teo ja kui sellele kohe ei järgne mingi tagajärge, siis sa mõtled, et sellest ei saagi karistada. On ju? Aga tegelikult meil ongi see probleem täna, et kui noor teeb teo, siis läheb hästi pikk aeg,
näiteks kui ma võtan oma talituse, siis me võtame selle tüübi, ta paneb mingi kuriteo toime, meie uurime, selgitame välja, kes on see kurjategija, see on juba mingi aeg, siis me toome ta enda juurde, kuulame ta üle ja nüüd tegelikult ta läheb koju. Ja ta jääb ootama siis kas siis uuesti meie uurijakutset, et midagi on vaja täpsustada või läheb ootama siis prokuröri kutset või kohtukutset. Et tegelikult peaks järgnema sellele kohe midagi. Ehk siis teda peaks kohe nii-öelda võtma konksu otsa ja temaga peaks hakkama tegelema keegi. Ehk siis enne kõike, kas ta peaks sattuma programmidesse või ühesõnaga, temaga peab hakkama tegelema, aga täna ta läheb meie juurest ära, siis sisuliselt tekib tal see, et aga mind ei karistatud. Ja nüüd, kui ta 3 kuu, 4 kuu pärast teda karistatakse, siis on, aga mille eest? Ta juba ei mäletagi, mida ta teinud on või hullemal juhul ta on jõudnud, osad lapsed jõuavad meil vahepeal veel asju teha. Ehk siis õudne bürokraatia, selline kõrvalmõju inimestele üldse ühiskonnale. No ja vaata, eks see ongi see, et eks me räägime täna lähisuhtevägivallast ja me räägime, eks ju, noortest ja et meil on hästi palju tegelikult seda see sotsiaalpool tahab järeleaitamist. Ehk siis me ei pea alati karistama vanglaga, et me täna lähmegi seda teed, et kuna teadlased on ka välja toonud, et ega see karistamine, eriti alaealise puhul, see ei pruugi kõige õigem viis üldse olla, et me viime ta sinna keskkonda, kus on teised kurjategijad ja seal on ainult 2 võimalust, et kas ta kehtestab ennast või ta laseb teised alla. Et ütleme, kui hästi mustvalgelt vaadata, et kindlasti saab ka sealt keskteelt minna ja tänapäeva vangla on tegelikult hoopis midagi muud, kui ta varem oli. Aga ikkagi, et kui me võtame üldse, et sa ennem küsisid ka, et või ütlesid, et need noored, et noorte kambad, et on jõhkrad, et tegelikult oligi nii, et meestevanglad, on ka jõhker, aga see oli nagu kõige leebem tegelikult, et noortevangla, see oli nagu kõige hullem ja siis oli naistevangla tegelikult, mis oli ka noortele kohe järgnes oma jõhkrusastmelt. Aga ma tulen tagasi selle juurde, et mis peaks tegema 15-aastase poisiga, kes on sooritanud tapmise? Näiteks Pärnu puhul ju nad said maksimumkaristuse, peaaegu maksimum, mõned kuud puudu, eks ju, et nad läksid pea 10 aastaks vangi. Et ega kui juba asjad on nii kaugele läinud ja asjad on pahad, et ega lõplik otsuse teeb, eks ju, kohus ja prokuratuur küsib, aga täna ma ei taha seda Raasiku teemat nagu niimoodi öelda, eks ju, et mis seal tulema peaks, et see on natukene mõjutamine. Aga üldjuhul, kui peab karistama, siis peab karistama. Kui peab vanglaga karistama, siis peab vanglaga karistama. Eks see on see jõhkrusaste, et kui me oleme juba nii-öelda nööri alt läbi jooksnud, siis see on üks võimalus, sest et vanglakaristus, ma mõtlen, et samas, et kui me paneme nüüd et mida me siis teeme, ta on nii jõhkra kuriteo toime pannud, et kas me paneme ta klatti, kus siis on nagu nii-öelda, mis on nagu kinnine lasteasutus, mis tähendab seda, et on just kui kool, et me paneme siis mõrvari nagu, ja siis tekib tunne, et ei olegi nagu otseselt mingit karistust. No jah, et see nagu, ja samas me ju tegelikult paneme ohtu ju need teised lapsed, ehk siis tema ju hakkab ju mõjutama paratamatult, ehk siis peaks olema mingisugune vaheasutus, et aga kas on mõistlik luua jälle mingit vaheasutus? Ma ei tea, vaata, see on niisuguste tarkade inimeste ja ametnike ja teadlaste otsustada ja mõelda, et mis see kõige õigem koht on. Aga ma ütleks ka seda, et ega see vangla ei ole maailma lõpp, et ma arvan, et täna vanglas, kui me võtame nüüd need poisid, et ma arvan, et saavad seal parimat abi, mida saada on võimalik, et nende päevad on sisustatud ja just sellega, et neile abi anda. Et selles mõttes jah, ma arvan, et see ei ole nüüd nii-öelda istud seal kongis, üksikkongis ja molutad päevad läbi, et pigem nii nagu ma olen vanglaga ka suhelnud, siis et ega neil vaba aega liiga palju ei ole. Ja kindlasti mingil hetkel, et kui sa kuuled selle karistuse, et 10 aastat, siis lööb su maailmapildi nii-öelda katki, aga et anna aega, ma ei tea, kui sa seal 2 aastat oled ära on, siis sa võib-olla leiad, et mu elu ei olegi tegelikult päris läbi,
aga selles mõttes jah, tõsi, et ühiskonnana sa ei taha ju, et ma ei taha, et mul tänavatel käiks ringi inimene, ükskõik kui vanad on, kes lihtsalt on võimeline süütut inimest tapma, on ju. Ja see karistamatuse teema on kuidagi tulnud ka, et USAs on olnud mingid jõhkrad tapmised, mis on kuidagi nüüd uudiste läbi meieni ka levinud, mingitest sõna otseses mõttes retsidivistidest, kes on hästi palju, nagu just kui nende muster näitab, et nad muud ei teegi, aga nad on vabaduses ja siis süütud inimesed kannatavad. Aga kes kõige noorem tapja üldse on olnud Eestis, tead sa niimoodi? Ega ma, meil praegu vist on äkki 14-aastane vahi all, on ju, et ega ma ei oskagi öelda, et võib-olla 14, võib-olla on veel varasemast ajast on midagi veel varasemat olnud, aga neid alaealisi tapjaid on meil kogu aeg olnud ja võib-olla lihtsalt viimasel ajal nüüd on korraga hästi palju ja mis on veel hästi huvitav, mida me statistikast oleme märganud, et need on kambas tehtud praegu, on ju. Siis varasemalt nagu ka röövide puhul pigem oli nii, et kamp küll tuli kallale, aga üks tegi, ehk siis nagu karistada sai üks, võib-olla teine sai seal, ma ei tea, varguse eest või pani ühe paugu, aga ta otseselt nagu rööviga seotud ei olnud. See on niisugune juriidiline teema, nagu, mida tavainimesel võib-olla raskem mõista. On ju. Kamp teeb, siis järelikult kõik on röövlid. On ju. Aga kui juriidikas, et igaüks peab saama seda täpselt, mida ta tegi. On ju. Aga siis täna me oleme märganud küll seda, et nii-öelda selle ma ei tea, kuidas me ütleme siis ütleme peale seda COVID-i aega tulnud natuke seda gängikultuuriga või seda USA-st tahetud seda gängi teemat ja oma gängi seadused ja natuke on see muutunud, on ju, siis nüüd me näeme ka seda, et neid ütleme siis röövis osalenud, ühes episoodis osalenud noori on rohkem, kes on kahtlustuse saanud. Ehk siis üks rööv, mõtlen täitsa lampi 3 kahtlustatavat, eks ju. Vanasti seda nii tihti niimoodi ei olnud, et pigem oli üks kahtlustatav ka ja siis teised olid nagu, kes sai röövi kahtlustuse, teised said midagi niukest muud paragrahvi sinna juurde. Eks see näitab seda, et see intensiivsus ja see koostöö ja et see on palju suurem ja et nad nagu kõik koos tahavad ikkagi just seda teha, mida nad teevad. Ja nüüd, kui sa räägid, siis ma hakkasingi mõtlema selle peale, et see on kuidagi oma iseloomult ja psühholoogilises mõttes hästi erinevad asjad, et noortest tapjatest räägitakse ka, õnneks mitte meil nii palju, aga koolitulistajatest on ju, aga need on tavaliselt, et see on psühholoogiliselt hästi erinev asi, et siuke kambas on siuke üksteise üle trumpamine ja asi võibki nagu lõppeda niimoodi, et ega need noored võib-olla ei tahtnudki ära tappa, nad tahtsid lihtsalt, on ju, ma ei tea, üksteist üle trumbata ja lõpuks oli inimene sai surma, on ju. Aga et koolitulistajad on enamasti sellised üksikud tegutsejad, kes nagu elavad mingit oma traumat läbi ja siis lõpuks plahvatavad, on ju. Et see kamba mentaliteet on kindlasti ja teissugune. Aga räägime relvadest ka. Nägin, politsei hakkas tegema YouTube'i videosid, kus siis näidatakse patrullipäeva ja seal vist esimeses episoodis ma nägin siis ühe väga sümpaatse politseiniku tööpäeva ja üks tema juhtumitest oli kuskil bussipeatuses, kui ma õigesti mäletan, siis AK-47 relvaga vehkinud noored või midagi ja bussiinimesed või bussisõitjad kutsusid siis politsei, et kuulge, et siin on meil keset tänavat on mingi relvaga inimesed, on ju. Et kui popp see teema on, et näiteks Pärnus oli ka ju, Pärnu Kessil oli lugesin just enne mingit uudist sealt üle, et mingi kutt, kes oli tuntud selle poolest, et tema kandis nuga kaasas, on ju. Ja mingi Inglismaa, mingi noa teema on nagu uudistele kaudu meieni ka jõudnud, et seal on kõik annavad nuge kaasas, on ju. Aga et kas sellel on mingisugune, kas see on mingi trend, et on suurenenud noorte seas, et kanname relva kaasas, olgu see siis nuga või siis mingid tulirelva moodustised? Ma isegi tegelikult võtaks sõna noored vahelt välja, et ma ütleks, et hästi huvitav olukord, ma tulin 2001 politseisse tööle ja tegelikult alguses, tollel ajal olid väga jõhkrad röövid, et siis ikkagi, ma tulin kesklinna, siis meil oli 7-8
röövi kannatanud, kes olid põhimõtteliselt haiglasse löödud ja ei saada ära võetud. Aga reeglina need röövid, kas siis kurikaga löödi rusikaga, siis nii-öelda boksitrennides käinud poisid on ju, ja selja tagant panid põps ja läinud. Mis oli veel hästi huvitav, oli see, et kannatanud, see oli müstika, tollel ajal kannatanud, andsid meile ikka tundemärgid, see murdosa sekundit, mida nad nägid ja neile jäi meelde ja nad andsid meile häid tundemärke, mida täna enam ei saa. Me isegi kaalusime vahepeal nutitelefonidesse mingisuguse äppi et nad inimesed saaksid alla tõmmata ja siis ise kirjeldaksid meile seda kurjategijat, et me saaksime äratundmist esitada, sest et kui inimene ei kirjelda, siis me äratundmist teha ei saa, kui isegi fotode järgi. Oota, aga ma küsin vahel, miks see sinu arvates niimoodi on, et kuidagi, ma ei tea, kas tänapäeval inimeste tähelepanu, see on nagu muutunud nii hullult? Meil on mujal see tähelepanu, et me täna teeme siin podcasti, inimene kuulab seda, tal on nii palju infot, et nad ei suuda, absoluutselt ei suuda enam meenutada, milline see inimene välja nägi. Me päriselt ka 2000 aastate alguses me avastasime kuritegusid kesklinnas kuna vaata kesklinna eripära on see, et siia tuleb rahvas kokku. Meil käisid Narvast reede õhtuti sõiditi rongidega Tallinnasse, tehti terve nädalavahetustööd ja siis mindi saagiga tagasi. Ja siis mindi saagiga tagasi. Ja inimesed et nad nagu tollel hetkel nende tähelepanu oli niivõrd palju hea, et neile meelde täna päris huvitav. Täna inimesed ei märka mitte midagi, et mitte sellepärast, et nad ei taha märgata, aga ilmselt see infovoog ja see on niivõrd suur, et lihtsalt ei jää need detailid meelde. No see näide on ka hästi, mina käisin ka kunagi hästi palju klappidega ringi, mulle meeldis mussi kuulata tänaval ja kõndisin niimoodi. Aga ma vaikselt nagu mul jäi ära see, kui ma hakkasin rattaga sõitma, sest siis liikluses ikkagi äge on sõita rattaga, ilge muss käib peas, aga see kuuleliselt, kus sul tuleb, et samamoodi on ju tänaval kõndides ka, et kui sul on klapid peas. Ma muidugi soovitan kõigil ESO podcasti klappidest kuulata, aga minge siis kuhugi, kus te liikluses ei ole või midagi. Aga jah, et juba see nagu tõmbab su tähelepanu nii maha, et röövlina võid ka mõelda ju, et kui keegi röövel ilmselt tahab sulle selja tagant läheneda, kui sul on klapid peas, ega sa ei kuule, et ta jookseb sulle nagu. Ja nüüd, kui ma nende relvade juurde tagasi tulen, siis me ei märganud, et oleks kurjategijatel relvi liikus vähe. Et enamus relvad olid ikkagi need TT-d ja Vene ajast jäänud, eks ju, mis iganes, aga neid oli vähe ja need olid pigem niisugused ork-kurjategijate lõbu, et tavakurjategijal, ma ei tea, kellelgi oli kärbik, eks ju. Aga seda ka tänaval, kus sa kärbikuga käid mööda linna ringi, et üldjuhul ei olnud nuga ja kurikas kusagil varukas, on ju. Aga täna, mida me märkame juba, ma ei tea, mõned aastad, 5 aastat, et järjest rohkem on relvi ja just ümber ehitatud relvi, ehk siis need stardipüstolid, mida siis saab soetada sisuliselt suvalisest poest. Õnneks küll me vaatasime järgi, et enam päris toidupoodides ei ole, aga ikkagi, ütleme siis toidupoe kõrval olevas poes on. Ehk siis suhteliselt lihtne soetada ja oskajad poisid teevad neid ümber. Ja need on ikkagi põhimõtteliselt nagu päris relvad. Seal on siis vaja moon ka muidugi ümber teha. Ja võt need on need, mis on hakanud täna ka juba täitsa lihtsate diilerite käes levima. Ja võt see on ohtlik tendents, et kui relvad meil nii vabalt ongi põhimõtteliselt taparelvad nii vabalt levivad. No ja see relva juures ma kujutaks ette, et ongi mingis olukorras ju umbes võib-olla nagu politseilgi, et tegelikult 99% kordadest sa ei pea seda relva kasutama, vaid sa võid seda lihtsalt näidata, et see on juba piisav või see relva olemasolu iseenesest on piisav, aga kui see relv, et inimene ei erista ära, et see ei ole mingisugune päris relv nii-öelda, vaid see ongi sealt toidupoe kõrvalt ostetud, et siis
Ja see on väga ohtlik, sellepärast, et meil hästi palju tuleb ju päevas 3-4 väljakutset üle Eesti, kus siis patrullid reageerivad, et keegi kuskil vehib relvaga ja kui patrull läheneb, siis tema ei saa ju täpselt aru, et kas on päris relv ja stardipüstoliga on veel siukene lugu, et isegi kui ta ümber tehtud ei ole, ta paugutab samamoodi, sama heliga, sa ei saa aru, tuld tuleb samamoodi et välja, et sa ei saa aru, et meil Toilas ju mõni aasta tagasi oli juhtum, kus siis inimesed teavitasid politseid sealt paugutavast meesterahvast ja see meesterahvas ei allunud korraldustele ja politsei oli sunnitud tule avama ja see inimene sai vigastada, jäi küll õnneks ellu, anti esmaabi, aga surm oli väga lähedal ja tegelikult kõik need juhtumid, kus politsei reageerib, et see on õnne küsimus, et meil on olnud tegelikult juhtumeid, kus ega ei ole seda kohest allumist olnud, eks ju, et pane relv maha ja allu politsei eks ju käsklustele, et meil täna on lihtsalt õnn ja väga tugeva närviga politseinikud. Aga lihtsalt siin võib olla lihtsalt see, et piisab ühest laskmisest politsei suunas ja see kõik võib muutuma hakata, et see nii-öelda see tendents, et politseinikud saavad ja teadvustavad endale ka, et need võivadki olla tegelikult päris relvad tänaval. Ja üks asi on, eks ju, need stardipüstolid, mis on ju nii ehk naa on ära vahetamiseni sarnased tavarelvale, siis tegelikult meil on ju need õhkrelvad on ju, ja see suvi kusjuures Eestis on ka nii palju veel, et me paistame ka natukene rahvusvaheliselt nende stardipüstolite transiitmaana silma. Ehk siis Soomes ei ole võimalik endale vabalt stardipüstolit soetada, sa pead selle registreerima. Siis Eestist, nad viivad Eestist Soome ja Soomes on tegelikult ka juba esimene tapmine olnud Eestis, seal tehakse siis need relvad ümber ja seal üks meesterahvas siis tappis oma naise ja avas ka politsei suunas tule. Tagaajamine oli seal ja siis politseinikud lasid ta maha. Ja ka Eestis meil nüüd see suvi oli juhtum, kus siis meesterahvas oli teinud ka stardipüstolist nii-öelda ümber ehitatud relva ja lasi sellest oma naise maha. Ja Tapal, kui nüüd õhkrelvade juurde tulla, et võtsin ka kaasa ühe. Ei ole vaja, et see on juba nii-öelda otuks tehtud ja Eesti mõistest ongi ohutu relv, on ju täpselt Makarovi koopia põhimõtteliselt. Et põhimõtteliselt seda isegi väga lähedalt ei ole võimalik, kellelgi võimalik kindlaks teha, et mis relvaga tegu on. No ja siin on kirjas, peal on Baikal ja Made in Russia ja ongi nagu päris ja raskus on ka. Ja raskus kõik on täpselt identne Makarovile, et kui siukse relvaga keegi tänaval vastu tuleb, siis siin ei olegi teist võimalust, kui politseinik peab reageerima ja kui ta seda relva maha ei pane, siis on ilmselt väga hull lugu, aga Tapal, mitte küll selle relvaga, aga õhkpüstoliga siis suvel lasti inimene maha. Ja meil Tallinnas on ka tegelikult mitmeid juhtumeid olnud, kus need nii-öelda ohutud tinaplönnid, need on ikkagi väga ohtlikud, et meil on ka mitu juhtumit, kus inimesed on viga saanud. Sest et Aga sellega, kuidas ikkagi ütleme, kui sa sellega ilmselt, et kas on see arusaam, et õhkpüss ei tee mitte midagi ja on võib-olla ainult, ma ei tea, mingisugune siia kõriauku, siis on äkki inimesel võimalik surma saada? Tegelikult meil on ju pea, see kõige õrgem koht, et meil võib selline silma minna, meil võib täpselt kõri, eks ju, meelekohad, et kõik need õrnad kohad ja tavaliselt ju need kael, eks ju, et oled pärast jalutu terve ülejäänud elu, et sellega võib loomulikult väga palju kahju teha, et ja nagu elu näitab, et on ka tehtud. Et ja teine asi on see, et kui nad on Eestis, eks ju, alla 18-aastasele keelatud, aga neid ei registreerita. Mina sa oled 18-aastane, ma võin sulle osta. Ja ma ei kanna mingit vastutust, keegi ei registreeri seda, keegi ei tea,
kas ma olen ostnud, kes on ostnud ja need levivad ja täna kahjuks peame ütlema, et noorte seas järjest rohkem. No ja kui sellise reaalselt ju keegi välja võtab, siis jah, ega esiteks ei saa politsei aru ja teiseks on inimestes ka paanika, et kui keegi poes siukse välja võtab, siis ongi nagu rööv oleks. Absoluutselt tänavatel loomulikult, kui inimene näeb, et kellegil on, ma isegi kutsuks üles reageerima kohe, ennem kui hilja, et kui keegi vehib relvaga, sest meil on endal olnud nüüd hiljuti üks juhtum, kus tegelikult üks noormees pikemat aega möllas noorte seas ringi siukse relvaga ja tegelikult ei tulnud politseiliselt teavet. Et selles mõttes see on nagu probleem, kui me võtame jälle seda kui normaalsust, vaata me jälle normaliseerime selle asja ära, et see ongi okei, mängurelv, aga tegelikult ei olnud mängurelv tookord, et oli päris relv ja selles mõttes päris relv, päris õhupüstol, millega oleks saanud väga palju kahju teha, kui oleks juhtunud õnnetus. No ja siin on teistpidi ka, et igat moodi see teeb olukorra palju segasemaks, et sealt võib tekkida ka see, et kõik ütlevad, et tal on õhupüss, aga tegelikult sa võid kanda päris relva, mis on veel ohtlikum. Aga ma huvi pärast küsin, et mis on see, ütleme, politseiniku reageerimisprotseduur, et kuidas politseinik tule võib avada, et mis käsud ta annab hoiatuseks või kas ta alguses laseb, ma ei tea, jalga või laseb õhku või kuidas see protseduur käib? Eks ikkagi politsei, juba see tulek on ju, et reeglina ikkagi politsei tuleb seal vilkuritega kohale ja nad annavad väga konkreetsed käsklused, eks ju, relv maha visata, olenevalt olukorrast ja sellest ja kindlasti hoiatatakse ka, et kui ei allu, siis avatakse tuli. See, et kuhu lastakse, et see on niisugune, ütleme nii, et tänapäeval see moon, mis politseil kasutusel on, et see jalg on palju ohtlikum kui kusagile kehasse see saada, sest et need vigastused, meil on ju need arterid, mis võivad ju joosta seal minutiga tühjaks ja ongi kõik. Et see iseenesest jah, et ma arvan, iga politseinik üritab viimse hetkeni vältida, et peaks tulirelva kasutama ja sellepärast tegelikult on ka taserid meile täna ju antud patrullidele, et võimalusel saaks ka taserit kasutada, aga tulirelva vastu reeglina taseriga ei minda, et kui ikkagi on oht päris, siis on tulirelvad ja võib-olla ka veel tugirelvad on ju, et mille... Aga mingit sellist hoiatuslasu teemat ei ole, et see oleneb olukorrast pigem? No see pigem oleneb juba olukorrast, et ega see hoiatuslask linnatingimustes ei pruugi seal vanalinnas väga hea olla, et lased seal kellegile korterisse maha sa lasta ei saa, sealt võib tekkida rikossett, et need hoiatuslasud, pigem on see ikkagi see hoiatamine. Jah, selle kohta kuskilt lugesin mingit sükest friikjuhtumit, et kõik, mis üles läheb, peab ju tegelikult alla ka tulema. Et kui kuul üles lasta, siis kuhugi ta tuleb ja ta tuleb ikkagi väga-väga kõrgelt ja suure kiirusega, terav kuul on ju, ja siis kui sa juhtumisi kõnnid tänaval, siis on punks, et keegi oli kuskil USAs vist niimoodi surma saanud, et oli mingi suvaline kuul nagu leidnud üles. Või hullem aknasse on ju, et linnatingimus kõrged majad, eks ju, et ja teiseks on see, et eks on ka see reageerimise teema on ju, et üks lask kusagile sinna, kui tegemist on päris relvaga, siis on politsei juba nagu teiseks jäänud. Et see on ju sekundite murdosa, kus need asjad toimuvad, et reeglina jah, seda täna ei soovitata, et kusagil mingit hoiatuslasku, et seal on ikka väga konkreetsed käsklused ja peab alluma ja mis on tavarelva omanik on ju, et tema teeb, ütleme nii-öelda seadusliku relva omanik, ma saan ju koolituse, ma tean, millal võib relva kanda, kuidas võib relva kanda, varjatult, eks ju. Ainukesed, kes võivad oma relva eksponeerida, on ju põhimõtteliselt politseinikud, on ju kaitseväelastel ka, eks ju, teatud tingimustel. Aga teised kõik peavad varjatult kandma relva aga seda tavainimene ei tea, et tema ei tea näiteks selle õhupüssi omanik, et ta peaks nüüd seda varjatult, see ei ole ju päris relv, aga keegi ju ei tea, et see ei ole päris relv, ehk siis juba see asi meil on erroris, et iga pood ei tohiks seda müüa, et meie mõte on ikkagi see, et kõik, mis on ikkagi jätame need täitsa mängupüstolid välja, aga kõik, mis on niisugused äravahetamiseni sarnased päris relvaga ja võivad ja lendkeha väljutavad ja ka stardipüstolid, kus otseselt lendkeha ei lähe välja, aga ta teeb samasugust pauku, need peaksid ikkagi olema relvapoes ja ka registreeritud, et see oleks nagu, ma arvan, mõistlik.
sest et siis tekib mingisugunegi vastutus sellele, kes ostab ja annab poistele. Okei, jah, võib alati öelda, et nad võivad need asjad seal maha viilida, kõik asja võib teha alati, on ju. Aga see on ikkagi mingi alge, et kui ikkagi üks mingi, ma ei tea, Heino on ostnud 30 õhupüstolit ja me saame seda teada, on ju, kui on kusagil midagi juhtunud või mingi kontrolli käigus, on ju, siis või relvapoel tekib endal kahtlus, on ju, siis selle asjaga saab hakata tegelema, et kus ta need 30 püstolit siis pannud on ju. Heino on õhupüssi kollektsionäär. No jah, aga see on väga tore, kui ta on ja see asi on lahendatud, on ju, aga lihtsalt täna meil ei ole seda teadmist, kellel need relvad on ja kusjuures osalesin siin aasta alguses ka uue relvaseaduse loengutel Sisekaitseakadeemias ja siis seal relvakaupmeestega sai ka räägitud ja siis hästi palju räägitakse sellest e-poendusest ja ei pole mõtet Eestis piirata, et see on nii mõttetu tegevus, sellepärast, et meil e-kaubandus toimib, aga tegelikult elu näitab seda, et soomlastel on ka e-kaubandus, rootslastel on ka e-kaubandus, aga nad tulevad ikka Eestisse ja ostavad Eesti relvapoodidest need stardipüstolid ja viivad salaja Soome. Ehk siis see tähendab, e-poest jääb jälg. Aga siit sa ostad, sul mingit jälge ei jää. Osta, kui palju tahad. Me müüme nii palju, kui sul vaja on, sellepärast, et see on raha. On ju. Et see on väga lihtne, et ja ilmselt tunduvalt odavam ka. Ja kui sa ostad neid ikkagi ma ei tea, 100 tükki. See läheb sadu. Et ma tean, et läheb sinna üle piiri, et siis see väike piletiraha, mis see laeva peale kulub, see on ikka nii marginaalne. Ja otseselt sul ei ole ju, sa võid ju viia neid üle, sul ei ole mingit... Soome pool, kui vahele jääd, siis on jama. Soome ei tohi, aga selles mõttes Eesti pool ei takista otseselt. Ja ega me ei tea, mis autosse, ega kõiki autosid ei jõuta läbi vaadata. Et selles mõttes... on see probleem. Hisko, ma lõpetuseks küsin, et kas sinu hinnangul on nüüd see selline olukord ka meil võimalik ühiskonnana, et näiteks ei toimu tappisi? Et meil on praegu, sa ütlesid enne, et meil on aastas 7 ja et nagu suur selles mõttes ja 90-ndatega võrreldes, kui oli nagu täiesti teine elu, et siis oleme ikkagi arenenud selles mõttes ja kõik need arvud on maha tõmmatud ja tõesti inimesi, et tänaval sa võid ikkagi üsna julgelt kõndida, et sa ei pea kartma, et sa seal Kopli poolsaarel kuskil kuuli saad või mis iganes on ju. Aga kas siuke utoopiline mõte üldse on võimalik, et me ühiskonnana kuidagi hoiame nii palju üksteist, et ei toimu siukseid asju? Ideaalis võib-olla küll, aga reaalsus kahjuks on midagi muud. Me tegelikult täna oleme juba jõudnud väga kaugele ja tegelikult ka läbi selle, et me enam-vähem teame, kes on need näiteks endised tapjad. Et me proovime neil silma peal hoida ja me näeme, et kui me näeme, et neil elus hakkab kehvasti minema, siis me proovime sekkuda, kas siis piirkonnapolitsei, proovime midagi, anda tugeva. Ta tihti on hästi palju nendes teemades on see, et need inimesed vajavad lihtsalt vestlust, maandamist. Väike maandus, kuigi see ei ole otseselt politseitöö, aga täna midagi paremat ei ole, siis lähme ise ka. Ma ise olen ühe tapjaga teinud ümarlaudasid ja minu number oli tal olemas, kui tal hakkas jälle halb, et ta kogu aeg oli ääre peal, et ta läheb jälle ühele naabrile kallale. Siis ta sai mul helistada, siis me arutasime need asju ja me maandasime nii-öelda tema seda pinget. Inimene tegelikult palus ise abi, aga keeruline olukord ja seda abi eriti ei tulnud. Ja mujalt. Aga mis ongi see probleem, on meil see vaimne teema, et vaata seal me täna ka mõtleme, siin viimase aja rünnakud on olnud sellistest inimestest, keda võib-olla isegi naabrid ei ole nädal aega või aasta aega näinud, et nad üldse selles korteris elavad. Ehk siis nad on niimoodi vaikselt tiksunud seal korteris, ongi, pere hoiab neid ka seal vaikselt omas nurgas, tihti nad on arvutisõltlased ja üks hetk siis prahvatab ja ta tungib kallale, et võt nende ees
me oleme nagu võimetud ja ma ei räägi üldse, kui ma üldse siin täna olen maininud sellest vaimsest tervisest kui sellist, ma ei räägi süüdimatutest inimestest, ma räägin nendest inimestest, kellel jookseb juhe kokku, kes võib-olla igapäevaselt ravimeid tarbides on täitsa okeid inimesed, töövõimelised, nad suudavad kõike, aga mingil hetkel neid tekib see error, kus nad ei taha neid ravimeid võtta ja siis nad enam ei taba ära, et millal peaks võtma. Ja noh, jah, et võt see vaimne tervis, noh, paari aasta tagune see Paasiku tänava lugu on ju, kus see tütarlaps seal lihtsalt läks noaga õue rappima, on ju, et äkki on ka meeles. Ei ole, aga ühesõnaga seal oli ka Lasnamäel, et lihtsalt läks esimest ette juhtuvat inimest rappima, on ju, õnneks üks meesterahvas tuli appi, sai küll ise ka viga, aga tuli appi ja sai politsei kutsutud ja sai selle inimese ära, aga noh, tema puhul ka, ta on süüdiv inimene tegelikult, et lihtsalt sellel hetkel, noh, hästi palju on meil täna narkootikume, hästi palju on meil alkoholi, siis on see segu, siis me tegelikult, mis on ka hästi ohtlik, et me hästi palju ka tarbime neid igasuguseid erinevaid rohtusid, nii-öelda vaimse tervise rohtusid ka ja siis paneme alkohol ka peale ja siis tekivad need igasugused seisundid, kus siis minnakse kallale ja inimene pärast ise ei mäletagi võib-olla. Täpselt jah, et noh, selles mõttes on, noh, nad on abivajavad isikud väga paljud tegelikult nendest ja lihtsalt mingil X põhjusel on nad märkamata. Väga tihti ongi see nagu kodu seinte vahel ja vaata sealt ei paista paljud asjad välja. Ja selles mõttes on, et ikkagi tundan, et see samasugune trend toimub ka siin, mis on ülejäänud mujal maailmas, ja seal on lihtsalt inimesi nii palju rohkem ja võib-olla see kuidagi see üksinduse ja see teema, see täiesti oma mingisse mulli minek, kus oledki, ma ei tea, mingi interneti kuhugi maailmasse lähed ära ja see väga enam ei erista, et mis see päris on ju, et see toimub ju mujal ka ja siis ongi sellise oleku kuidagi kõige viimane tagajärg ongi tapmine ja põhimõtteliselt ongi siis see, et kas sa tapad ennast ära, kas see tuleb enesetapuna välja või siis sa lähed ja hakkad rappima, või ma ei tea, sõidad kuhugi suvalistesse inimestesse liikluses või hakkad nagu süütuid inimesi tapma. Jah, ja see on see mingi, kes mingi tähelepanu jälle, tahad oma mingisugusele ideele või sõnumile tähelepanu saada, või siis on lihtsalt see, et sul on sellel hetkel mingisugune hääl, mis ütleb, et sa pead seda tegema. Kuigi võib-olla, kui oleks õigel ajal õige abi saanud, siis seda häält ei oleks sinna pähe ka kunagi tulnud, sest et reeglina ikkagi seal on eelnevalt on pikk niisugune nii-öelda aeg, kus on mingisugused nähud juba olemas. Et midagi on muutumises, et tegelikult väga vähe toimub nüüd ja kohe. Et üldjuhul on ikkagi seal ka mingisugused nurgad juba olemas, et märksõna võiks olla märkamine, naabrite märkamine, kui pere ise ei taha märgata või ei suuda märgata, sest tegelikult, mida ma olen ka märganud, et öeldakse, et me oleme sinuga näiteks kolleegid on ju, ja sul hakkab vaikselt flippima, siis ega mina kolleegina seda ei märka, seepärast me iga päev töötame sinuga koos ja ega see ei toimu nii, et sa üks päev tuled ja oled täitsa segane. Et see toimub vaikselt ja mina ei märka. Pigem on see, et võib-olla siin kaameramees, eks ju, vaatab ja vaatab, et saab sinuga arvem kokku kord kuus näiteks. Ja tema on see õige inimene, et meil öeldakse kogu aeg, et märka lähedast, et me märkame oma lähedast ja neid muutumisi, seepärast me ise kogu aeg ju elame temaga koos ja võib-olla ka mingil määral me natuke paneme silma kinni ka, ongi teismeline, vaata ta ongi natukene siukene, ja siis me nagu natukene vabandame enda jaoks välja need võib-olla kõige niisugused olulisemad detailid selle asja sees. See on väga hea point ja, et tegelikult tihtipeale võibki võõras inimene või kaugem inimene võib märgata palju rohkem, et see ju igaüks saab aru, ma ei tea, kaalulangus ja kaalutõus on samamoodi, et ise elad iga päev peeglis, aru ei saagi, aga saad sõbraga kokku, pool aastat pole siin näinud, sa oled paksuks läinud või hoopis kõhnaks jäänud. Või paned pinsaku või püksid ja jalga, pool aastat tagasi läksid, nüüd enam ei lähe, aga niimoodi aru, teksapükstega ei saa, dressidega on jumala mugav kogu aeg. Et see ongi see asi, jah. Tuleb teksad jalga panna ja enne, kui sa alguses rääkisid ka, kui me noortest rääkisime, et ikkagi noorel eriti see mingi tähelepanu asi, et siis mulle tundus ka, et kõik need kurjad pahategijad, noored, kes on tänaval, et kõik on ikkagi tahavad ema armastust. Sellest on puudu jäänud. On. Ema või isa, tegelikult väga palju ka isa. Ehk siis
see isa käsi, ma ikkagi, vaata, isa nagu suhtub natuke teistmoodi, et võib-olla isegi see ema on tihti siukene võib-olla natuke keskmisest no leebem ikka, jah. No ta on mõnes mõttes leebem, aga ta võib-olla on nagu õppimise suhtes on rangem, on ju, et isa võib-olla näitab seda nii-öelda seda teist teed, et kuidas nagu saada, et okei, jah, õppima peab, aga kui sa ei saa, siin on üks näiteks tagatee ka, et proovime seda pidi käia, et ta hoiab nagu seda vaimset tervist, vaata, et ei ole hullu nüüd ka, vaata, et see on see nii-öelda, et mõlemad töötavad koos, on ju. Üks nagu pushib võib-olla tips üle ja teine siis tõmbab seda pinget maha. Et see on kõik, see oleks väga tore, kui kõigil oleks, eks ju, 2 vanemat, aga kõigil ei ole kahjuks. Aga see ei tähenda seda, et nad halvad vanemad oleksid, et lihtsalt seal võib-olla neid ei jagu alati iga asja jaoks ja sealt tekivad need probleemid, need tähelepanuvajadused, aga selle jaoks on jällegi need nii-öelda perelähedased, kes siis peaksid seda natukene proovima kompenseerida, on ju. Ennem kui see asi täitsa käest ära jookseb, on ju. Jah, see on ikkagi siuke, vanasti oli ka normaalne, et suvaline inimene, võõras tädike, kui sa poes karjusid, siis kutsus sind korrale, aga nüüd oleks, issand jumalsed võõras inimene, mis sina julged minu lapsele öelda. Aga tõmbame kokku, igatahes Isko, aitäh, et tulid ja rääkisid. Eesti Esu.